Venemaa rünnakute sihtmärkideks Ukrainas on just nüüd muutunud erinevad elektritaristu objektid ja seda põhjusega, kuna ka seal riigis püsivad väga madalad külmakraadid, avaldab nende hävitamine otsest mõju sealsele elanikkonnale ja kõigile olulistele taristu objektidele. Seega pöörduti ka Tallinna linna poole abipalvega. Täna vaadati saadetist üle. Et neid on meil 10, siin on 2 tükki on üksikutel, üks on lahtine ka seal taga. Siin on meil lahti kõik võetada. See on üks suurem variant. 7,5. Jaa, ma tõmmu välja. See on diisliga. See on diisel. Et me toome vatsu kohe tagasi, ta on meil siis müra summutava, siit poolt on parem vaadata. Ta on müra summutava isolatsiooni liiga. Konkreetne abipalve, mis on Sotomari regioonis siis meieni jõudnud ja väga konkreetselt küsiti kõike seda, mis aitaks parandada nende elektriga varustatust. Ehk siis täna me saadamegi siit suuremas osas generaatorid, me saadame 20 erinevat tüüpi generaatorit Ukraina poole. Lisaks siis veel ka 10 diiselsoojapuhurit, et nende kerksuskeskuseid hoida soojana, kus siis inimesed saaksid ennast soojendamas käia. Nii palju kui infot siia on jõudnud, on olukord koha peal päris keeruline ning seadmeid on kiiresti vaja. No see olukord on ikkagi päris hull, et arvestades seda, et tegemist on ühe külmema talvega viimaste aastate jooksul Ukrainas ja üha intensiivistunud rünnakud agressori poolt siis just nimelt eesmärgiga kahjustada energiataristut, et inimestel ei oleks elektrit, ei oleks sooja, siis olukord on päris hull, et neid pilte on nii sotsiaalmeediast kui ka uudistekanalitest igapäevaselt näha, et kõik need telklinnakud, mis on üles seatud, kus inimesed käivad ennast otses mõttes soojendamas, et siis jälle oma külma tuppa tagasi minna, see kahjuks on reaalsus. No siin kastides on väga tarvilikud vahendid just ukrainlastele, nimelt on ka seal päris külm ja need soojapuhurid ja generaatorid on kindlasti praegustes oludes, kus tegelikult ka väga palju venelased just hävitavad Ukraina elektritaristut, väga vajalikud asjad. Aga kas ei tähenda, et Eesti enda inimesed äkki jäävad vajadusel abita? Tallinna kriisivalmiduse ja varude haldamise eest seisab ja munitsipaalpolitsei. Tänavune aasta on meid juba paari väga ekstreemse olukorraga proovile pannud. Siin Tallinna linnale kuuluvates ladudes on generaatoreid ja puhureid veel. Me saadame kiireloomulisena nendest ainult ühe osa praegu Ukrainasse ja see on tegevus, kus me aitame ühest küljest Ukrainat, aga teisest küljest me uuendame ka enda varusid. Ehk me ostame siia generaatorid ja diiselsoojapuhurid asemele, et meil endal oleks vajalik varu pikaajaliselt olemas. Rohkem konkreetseid abipalveid tulnud ei ole, kuid kindlasti see ei tähenda, et abistamine lõpeks. Selles plaanis vaadatakse juba pikemalt ette. Tegutseme ka teiste asjadega, kuni siis selleni, et lapsed rindepiirkondadest või siis lapsed, kelle vanemad on sõjas hukkunud, et nad saaksid tulla ka suvel siia Tallinnasse suvelaagrisse. Vajalikud seadmed on juba teel sihtkoha suunas Ukrainas.